tere! Nii, kui ma ütlen sõna viiking, mis sulle esimesena pähe tuleb? Ma pakkan, et sarvedega kiivrid, suured kirved, laevad vist tulevad rüüstama ja röövima, eks? No see on tegelikult ainult mündi üks külg. Tõde on, et viikingite lugu on palju keerulisem ja ausalt öeldes ka palju põnevam. Kes nad siis tegelikult olid? Kas lihtsalt kartmatud sõdalased või hoopis nutikad kaupmehed või ehk isegi oma ajastu parimad jutuvestjad? Ja teate mis? Selgub, et õige vastus on jah, nad olid kõike seda ja tegelikult veel palju-palju enamat. Okei, vaatame korra üle, mis meid ees ootab. Kõigepealt räägime neist kui röövritest ja kaupmestest, siis sukeldume nende uskumatutesse lugudesse, saagedesse. Edasi vaatame nende jumalaid ja uskumusi, uurime nende salapärast ruunikirja ja lõpuks kirstordil räägime avastusest, mis kirjutas kogu viikingi aja alguse täiesti ümber. Nii, esimene peatus. Röövlid ja kaupmehed. Alustame sellest, mida kõik teavad. Viiking kui sõdalane. Aga kohe lisame pilti ühe teise, vähemalt sama olulise poole, viikingi kui kaupmehe. Kes need viikingid siis olid? Põhimõtteliselt olid nad meresõitjad tänapäeva Norra, Rootsi ja Taani aladelt. Ja nende peamine eesmärk oli hankida kaupu. Kuidas nad seda tegid? See sõltus olukorrast. Mõnikord tähendas see raulikku kauplemist, aga teinekord ka jõuga võtmist. Aga lõppkokkuvõttes oli mõlema tegevuse taga üks ja sama mootor – kaubandus. Ja vaadake nüüd seda kaarti. See näitab, kui kaugele nad tegelikult jõudsid. See on ju uskumatu. Nad ei püsinud ainult siin Läänemere kandis. Ei, nad rajasid asundusi Briti saartele, Iislandile, Gröönimaale ja jõudsid isegi Ameerikasse välja. Ja seda 100 aastaid enne Kolumbust. Nende laivad olid sisuliselt tolleaegsed kiirteed, mis ühendasid täiesti erinevaid maailmu. Siin on see kahepalgelisus eriti hästi näha. Ühel pool on röövimine. See on see jõhker pool, mis tekitas hirmu. Aga teisel pool on kauplemine. See rahumeelne tegelus, mis aitas kaasa linnade tekkele ja lõi kultuurisidemeid. Nii et jah, need olid samaaegselt nii hävitajad kui ka loojad. 2 äärmust ühes. Okei, aitab tegudest. Räägime nüüd sellest, kes nad inimestena olid. Ja parim viis nendega tutvumiseks on kuulata lugusid, mida nad iseendast rääkisid. Neid lugusid tuntakse saagad nime all. Ja unustage ära mingid lihtsad muinasjutud, saagad on midagi hoopis enamat. Need on uskumatult detailsed kirjeldused, peaaegu nagu ajaloo kroonikad. Sealt leiab kõike, mida kanti seljas, milliste paatidega sõideti, mida söödi, isegi mida inimesed omavahel rääkisid. Ja siin on üks hea näide sellest, kui detailseks nad läksid. Kuulake nüüd. Thor oli Ragnar Karuspüksipoja, Björn Raudküljapoja, Aaslakripoja, Roald Hädalise poja, Björn Kirnuvi poeg. Tundub natuke naljakaseks, aga see näitab ideaalselt, kui oluline oli nende jaoks põlvnemine. Kus sa tuled, kes olid su esivanemad, see oli sinu identiteedi keskmes. Nüüd aga liigume nende igapäevaelust natuke sügavamale, nende uskumuste ja jumalate maailma. Ja uskuge mind, teid võib üllatada, kui palju sellest maailmast on tänaseni meiega. Seda sümbolit on ilmselt paljud näinud. See on Mjölnir ehk Thori vasar. Ja Thor oli viikingite jaoks üks olulisemaid jumalaid. Ta oli äikese, tormide ja jõujumal. Selline suur ja võimas tegelane, kes kaitses nii inimesi kui ka teisi jumalaid. Pole ime, et teda nii palju austati. Ja nüüd see üllatus, millest rääkisin. Mõelge nädalapäevadele. Thori päev on neljapäev, just nimelt. Ingliskeelne Thursday on otsetõlkes Thursday ja sama asi on skandinaalia keeltes. Näiteks rootsi keeles on Torsdag. Täiesti uskumatu, kuidas me iga nädal, ilma et sellele mõtleks, mainime üht vana viikingite jumalat. Aga viikingid ei jätnud endast maha ainult suulisi lugusid ja uskumusi. Ei, nad jätsid maha ka midagi väga käega katsutavat. Oma moel saladusliku kirja, mis on raiutud kivisse. Vaadake näiteks seda siin. See on ruunikivi. Ja see on lihtsalt imeline näide sellest, kuidas viikingid oma lugusid jäädustasid. See oli nende viis öelda, meie olime siin, need olid meie teod. Ja nad tegid seda viisil, mis püsib sõna otseses mõttes aastatuhandeid. Seda kirja nimetatakse ruunikirjaks või teise nimega futark. Ja see nimi on tegelikult hästi loogiline. See tuleb lihtsalt 6 esimesest tähest. F-U-Th-A-R-K. Futark. Lihtne. Ja nagu te näete, on need tähed väga nurgelised. Üldse mitte sellised umarad, nagu meil täna. Aga miks just sellised nurgelised? Vastus on tegelikult väga praktiline. Mõelge sellele.
Viikingid ei kasutanud paberit ja sulge. Nad raiusid oma sõnumeid kõvadele pindadele, kivile, luule, puidule. Ja proovige ise noaga puitu midagi ümarat kraabida. See on päris keeruline. Sirgeid jooni on palju-palju lihtsam teha. Mulle meeldib mõelda neist kui omamoodi iidsetest graffitikunstnikest, sest täpselt seda nad tegid. Nad reisisid ringi ja jättis oma tägi maha igale poole. Raiusid oma nime mõne kirkuseinale, kiitlesid kivitahvlilt, kui palju aardeid nad said ja vahel kirjutasid ka päris roppe sõnumaid. See teeb nad kuidagi nii inimlikuks, kas pole? Okei, nüüd jõuame selle loo kõrge põnevama osani. Räägime avastusest, mis on hiljati sundinud meid kogu viikingite ajaloo alguse põhimõtteliselt ümber kirjutama. Vaadake seda aastaarvu, 793. Sajandeid on see olnud igas ajaloopikus kirjas kui viikingi aja ametlik algus. See oli aasta, mil rünnati Lindisfarne kloostrit Inglismaal. See oli rajutud kivisse. Kuni siinsamas Eestis, Saaremaal, tehti Salmel täiesti uskumatu avastus. Maapõhuast leiti 2 viikingi laeva, mis olid maetud koos 10 sõdalastega. Ja mitte ainult sõdalastega. Sealt leiti mõõku, kamme, isegi mängunuppe. See oli täielik lotovõit arheoloogidele. Ja siis, kui teadlased hakkasid neid leida uurima ja dateerima, tuli see suur pauk. Selgus, et need laevad ja sõdalased ei olnud maetud aastast 793 või hiljem. Ei, nad olid maetud umbes aasta 750. See tähendab, et viikingi aeg algas vähemalt 43 aastat varem, kui me kogu aeg olime arvanud. Ja siin näete, milline see Salme laev võis välja näha. See pilt on midagi enamat kui lihtsalt ilus rekonstruktsioon. See on tõestus. Tõestus sellest, et viikingitel oli arenenud laevaehitus ja nad tegid suuri merereise juba aastakümmed enne seda kurikuulsat Lindisfarni rünnakut. See leidsid Eestist muutis sõna otseses mõttes ajalugu. Nii et me oleme nüüd teinud päris pikka reisi. Alustasime röövist ja jõudsime Koopmäheni, uurisime müütilisi jumalaid ja iidseid grafitikunstnikke ja lõpuks kirjutasime isegi nende loo esimese peatüki ümber. On selge, et viikingid olid palju enamat kui see lihtne pilt sarvedega sõdalasast. Ja see kõik viib meid lõpuks ühe küsimuseni. Kui üks leid siinsamas Eestis suutis meie teadmisi ajaloost nii drastiliselt muuta, siis mida kõike veel on maa all peidus? Millised saladused ootavad veel alastamist, et meie arusaama minevikust uuesti ja uuesti proovile panna? Aitäh kuulamast!